Tere sõbrad, minu nimi on Aleksei Betši, täna on 10. mai, vaatame selles saates koos mööduva päeva kokkuvõtteid. Täna arutab kogu maailm niinimetatud võiduhulluse paraadi Moskvas ja kummalist vaherahu, mis tegelikult polegi mingi vaherahu. Vladimir Putin hakkas äkitselt rääkima sõja lõpetamisest, Trump annab aru 3 vaherahupäevast, aga olukord rindel ei meenuta üldse mingit vaherahu. Samal ajal arutame, mis toimub Euroopas, miks rindel valitseb vaikus, millest Trump unistab, osutus Kremli järjekordseks veriseks blufiks. Kuidas Vladimir Putin ikkagi otsib võimalust läbirääkimisteks, mis toimub Lähis-Idas ja arutame salapärast, muidugi, hantaviirust, mis on juba Ukrainale väga lähedale jõudnud. Nii et enne kui alustame, palun nagu alati, tellige YouTube'i kanal, pange like ja kirjutage armastus. Igasugune teie kommentaar selle episoodi alla on teretulnud. Ja tellige minu Telegrami kanal Pehi News. Link sellele on selle video kirjelduses. Alustame sellest samast Vladimir Putini esinemisest 9. mai õhtul pärast juba võiduparaadi, mida on juba nimetatud meeleheite kõneks. Vladimir Putin andis pärast paraadi välja rea avaldusi, mida ta nimetas sõja lõpu lähenemiseks. Nagu ta ütles, tsiteerin, ma arvan, et Ukraina konflikt on lõppemas. Mida see meie jaoks tähendab? Kahjuks ei räägi need sõnad rahust. See tähendab, et diktaator tunneb, et nagu ta ise väljendas, tema sisse sõidetud rööbas on muutunud liiga sügavaks. Rääkis seal sellest, et eurooplased ja USA on loonud vastasseisu Venemaaga, mille rööbastelt nad enam ei suuda ei paremale ega vasakule liikuda. Ehk siis Vladimir Putin püüab justkui müüa illusiooni valmisolekust rahuks just nüüd, kui olukord rindel ei kujune tema kasuks. Sõjauurimise instituudi andmed näitavad, et sel aastal hakkasid Ukraina väed esimest korda tagasi võtma rohkem territooriumi, kui venelased vallutavad. Nii see ongi. Tegelikult püüab ta lihtsalt aega võita, lootes pausile, et oma purustatud üksused ümber rühmitada, enne kui ootuspäraselt Vladimir Putin ikkagi võtab ühendust Xi Jinpingiga. Sest juba järgmise nädala lõpus sõidab Donald Trump Pekingisse. See on kindel. Kui Xi Jinping pärast kohtumist Trumpiga arutab seda Putiniga. Aga selle Putini näilise rahumeelsuse taga peitub mädanik ja manipuleerimine vangide vahetuse küsimuses. Vladimir Putin ütles küüniliselt, tsiteerin, me andsime juba 5. mail Ukrainale üle 500 inimese nimekirja vahetuseks. Alguses oli reaktsioon selline, et tuleb vaadata. Võib-olla mitte 500, vaid 200. Aga siis kadusid nad üldse radarilt. Nad ei ole vahetuseks valmis. No loomulikult on see vale, sest asi on selles, et Ukraina oli põhimõtteliselt nõus vaherahuga Moskva võiduparaadi ajaks, tingimusel, et Venemaa nõustub sõjavangide vahetusega valemil 1000 vastu 1000. Tegelikult, kui Putin oli juba võiduparaadi läbi viinud ja oht oli möödas, blokeeris ta taas Ukraina kaitsjate tegelikud vahetusnimekirjad. Paralleelselt mainis diktaator Donald Trumpi algatust 3-päevase vaherahu kohta 9.–11. maini. Putin väitis, et Venemaa olevat nõustunud, kuid 10. mai faktid räägivad muud. Ainult möödunud öö jooksul registreeriti rindel üle 100 selle võltsitud relvarahu režiimi rikkumise. Mingit vaherahu ei eksisteeri, see on lihtsalt suitsuvate reservide ümberpaigutamiseks. Samal ajal on Ukraina 2 päeva hoidunud kaugrünnakutest, kuna Vene Föderatsioon ei ole korraldanud massilisi rünnakuid. Kuid, kui Moskva naaseb täiemahulise sõja juurde, vastab Kiiev samaga. Ja edasi tsiteerin Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnu. On meeldiv, et tänase seisuga ei ole olnud massilisi rünnakuid, raketilööke ega õhurünnakuid, aga rindepiirkondades, kogukondades ja rinde lähedal ei ole rahu olnud. Venelased jätkavad oma rünnakutegevust nendel suundadel, mis on nende jaoks võtmetähtsusega. On olnud tulistamisi, olnud droonirünnakuid, erinevat tüüpi rünnakuid rindel. Nii, ja edasi räägib Zelenski sellest, et Ukraina vastab samaga. Kui venelased otsustavad naasta täiemahulise sõja juurde, siis naaseme ka meie. Ja edasi tugevnevad ainult kauglöögid sügavale Venemaa tagalasse. Ja selle taustal ilmus täna väljaanne New York Times pealkirjaga Putini nõrkuse paraad rõhutab haavatavuse hetke.
Analüütikud märgivad, et kaasaegse soomustehnika puudumine punasel väljakul. See ei ole juhus, vaid otsene tagajärg Ukraina kaugmaadroonide ja rakettide rünnakutele, mis sundisid Kremlit Moskva turvameetmeid tugevdama ja jõudemonstratsioonist loobuma. Ja kui Vene diktaator räägib sõja lõpust, ei pea ta kahjuks silmas rahu. Putin otsib praegu selgelt mingit läbirääkimiste formaati, et aega edasi venitada. Teisalt üritab Putin pinnast ette valmistada. Rünnakud või vähemalt paus selles sõjas, ilma tegelike võitudeta, kuid venelastele tuleb seda esitada kui mingit võitu. Samal ajal, hoolimata võlts vaherahust, on okupantide ööpäevased kaotused muljet avaldavad. Ukraina relvajõudude peastaap teatab, -840 okupanti. Venemaa üldkaotused on ületanud 1 341 110 inimese piiri. Aga kõige huvitavam on suurtükivägi. Hävitatud on 75 suurtükisüsteemi. See näitab, et Ukraina vastupatarei võitlus, mida on tugevdatud uute maapealsete robotiseeritud süsteemidega, töötab ennetavalt. Mis puudutab rindejoont, siis kõige raskem olukord on Donetski oblastis, kus käib Limani kaitsmine ja lahingud Pokrovski piirkonnas. Teatatakse mürsutamisest Sumi oblasti piiril. Kokku oli tule all üle 10 asula. Mis puudutab olukorda maailmas, geopoliitilises kontekstis. Täna, 10. mail saatis Iraan lõpuks Pakistani kaudu vastuse USA üheleheküljelisele memorandumile sõjategevuse lõpetamise kohta. Iraani ametnik Ebrahim Rezai ütles täna, et USA peab tegema teatud järeleandmisi. Kuid Iraani ettepaneku üksikasjad ei ole veel teada. Huvitav on aga see, et teised riigid, sealhulgas Katar, Saudi Araabia, Türgi ja Hiina on tihedas kontaktis iraanlastega. Iraan välisministriga, et kokku leppida. Kõik need riigid kinnitavad, et on tungiv vajadus kokkuleppe sõlmimiseks, sest Hormuzi väina jätkuv blokaad mõjutab kriitiliselt kõiki neid riike. Huvitav on aga see, et täna pärast läbirääkimisi USA ja Iraaniga suutis Katar esimest korda pärast sõja algust Iraaniga viia avalikult veeldatud maagaasi tankeri läbi Hormuzi väina. See võib viidata järk-järgulisele tarnete taastamisele piirkonnast või sellele, et Katar suutis endale välja kaubelda teatud soodustused. Ja märgin, et Katari võib praegu nimetada võtmetähtsusega siiski varjatud vahendajaks USA ja Iraani vahel. Tuletan meelde, et olukord Hormuzi väinas on endiselt kriitiline. USA merevägi ründas eile 2 Iraani laeva, mis üritasid blokaadist läbi murda. Vastuseks alustas Iraan raketirünnakuid Araabia Ühendemiraatide vastu. Ja täna kinnitas Iraan taas, et just nemad ründasid neid. Mis puudutab USA sisemisi uudiseid, siis need üllatavad samuti. Siin tuleb veidi sügavamale minna. Kohe ütlen ära, et see teema võib tunduda kauge neile, kes ei ela USAs, kuid see pole nii. See puudutab kindlasti igaüht teist. Täna kõik USA juhtivad meediaväljaanded, alates New York Timesist kuni Politiconi, arutavad Washingtoni peamist personaliskandaali. Donald Trump valmistab ametlikult ette korraldust Toidu- ja Ravimiameti juhi Martin Makkari vallandamiseks. Ametlik põhjus, mille Valge Maja välja tõi, on rahulolematus uute meditsiiniliste preparaatide sertifitseerimise tempoga ja bürokraatlik sabotaaž. Pange see endale meelde. Ärge kiirustage videot välja lülitama, sest see puudutab ka teid. Makkari püüdis tugevdada kontrolli ravimite hindade üle Ameerika Ühendriikides, mis tekitas suurt raevu suurfarmalobistide seas. Asi on selles, et vabariiklaste suurimad sponsorid esitasid Trumpile ultimaatumi. Kas Makkari lahkub või vähendatakse vabariikliku partei valimiskampaania rahastamist vahevalimistel. Lisaks sellele on Makkari korduvalt pidanud sisemisi vaidlusi Trumpiga jõumeetodite kasutamise üle maailmas, nagu ta ise väljendus. Näiteks ebaloogilised litsentsid mingitele kahtlastele ravimitele või järsk hinnalangus. Kogu selle loo pakkis Donald Trump aga uue pandeemiohtu ja hantaviiruse teemasse. Täna jätkub Tenerifel ulatuslik kruiisilaeva reisijate evakueerimine seoses seal puhkenud hantaviiruse puhanguga. Maailm on uue epideemia pärast hirmul, aga Makkari kui USA juhtiva regulaatori juht võttis liiga ettevaatliku seisukoha. Ettevaatliku seisukoha eksperimentaalsete hantaviiruse vaktsiinide kiire heakskiitmise suhtes.
siin räägivad kõik maailma meediaväljaanded, et selle viiruse vastu pole vaktsiini bürokraatlike masinate aegluse ja soovimatuse tõttu katsetega edasi minna. Вот, и siin tuleb mõista, et kui USA's siiski mõni eksperimentaalne vaktsiin kiiresti heaks kiidetakse, levib see kohe üle kogu maailma. Selgus, et see hantaviirus on Ukrainale lähenenud. Poolas pandi üks inimene karantiini pärast võimalikku kokkupuudet kruiisilaeva Hondius reisijaga, kes evakueeriti täna Tenerifel. Just sellel laeval puhkes hantaviiruse puhang. Hondiuse pardal oli üks Poola kapten. Lõpetuseks märgin, et hantaviirus on siiski ohtlike haiguste rühm, mis levib inimestele metsikutelt närilistelt. Они могут вызвать геморрагическую palavik neerukahjustusega ja raske kopsusündroom. Inimeselt inimesele see viirus vist ei levi ning nakatumine toimub enamasti siis, kui hiigatakse sisse tolmu, mis sisaldab nakatunud näriliste eritiste osakesi. Aga kogu probleem seisneb selles, et varem arvati, et see viirus inimesele ei levi. Sõbrad, jätan siia 3 punkti, aga tahan kohe meelde tuletada selle YouTube'i kanali ukrainakeelsele publikule, et mul on nüüd täiesti uus, ainult ukrainakeelne YouTube'i kanal. Seal võtame igal õhtul kokku mööduva päeva sündmused, keskendudes just Ukraina päevakorrale. Seetõttu jätan lingi selle video kinnitatud kommentaari ja selle osa kirjeldusse. Lingi uuele ukrainakeelsele YouTube'i kanalile, minge üle tellige, kui soovite ikkagi näha uudiseid ukraina keeles. Kirjutage selle video kommentaaridesse oma arvamus, järeldused ja loomulikult tellige see YouTube'i kanal ning pange sellele videole like. Ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, kasutades ükskõik millist annetust või tasulist sponsortellimust. Selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!